Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Sel ajal, kui meie meediakanalid on täis võidukaid pealkirju sellest, kui edukalt Ukraina ründab erinevaid objekte Venemaal, on ukrainlased ise üsna murelikud sellepärast, kas nende legendaarne kindlustuste vöönd Donetski oblastis peab ikka vastu juhul, kui venelased sinnamaani välja jõuavad. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neemeväli. Tere päevast! Tere päevast! Kui tõsine praegu ukrainlaste mure võiks olla seetõttu, mis ikka seal Donetskis toimub, sest venelased juba otsapidi Konstantinovkas on? Kui murelik on olukord? No, olukord ukrainlaste jaoks kindlasti on murelik. Et kui kaarti vaadata, siis Konstantinivka ja siia allapoole siin on tegelikult värvidest ka näha, et seda ei loeta veel Vene kontrolli all olevaks, aga ta on valdavalt niinimetatud hall ala, mida siis päris kindlalt ei kontrolli keegi. Ja asulas sees on Ukraina üksusi ja hetkel kindlasti on neid rohkem kui Vene üksusi. Teiseks on ukrainlased suutnud neid venelaste kontsentratsioonikohti ikkagi ka välja puhastada, aga paraku on nii, et neid imbub järjest juurde. Ilmastik avaldab oma mõju ja maastik samamoodi, sest tegemist on linnastuga ja kuna venelaste taktika on selline, et nad imbuvad 1, 2, 3 meheliste gruppidena hoonest hoonesse ja rohelust on ka juba parasjagu, siis droonide pealt neid tabada, märgata ja hävitada on keeruline. Ja põhimure ukrainlastel siiski on see, et kui venelased suudavad Konstantinivka juures kanda kinnitada, siis siit edasi samamoodi kinnisel maastikul läbi linnastut on võimalik liikuda Druživkani ja sealt edasi juba Kramatorskisse ja siis me räägime juba põhikaitseliinist, sest et see joon läheb kaardil kuskil selles suunas ja sealt edasi on juba siis Slovjansk ja üleval siis kaugemal juba Izjum, nii et selline linnastute joon ja enne seda on peakaitseliin. Nii et kipub praegu kujunema samasugune olukord, nagu kunagi oli Pokrovskis. Kui me vaatame nüüd pikalt seda rindejoont, siis missugused liikumised on praegu kogu sellel pikal rindejoonel olulised? No keskkoht, mida me just äsja vaatasime, seal on kindlasti siis raskuspunkt, millest kõik räägivad, aga tasub vaadata põhja poole, ehk siis kui me läheme üles rindejoont pidi ja vaatame Sumu ja Harkivi suunas, siis ka seal on venelased täna rohkem aktiviseerunud kui siin mõni aeg tagasi ja ma arvan, et see võib olla sellel põhjusel, et üritatakse siis sinna meelitada Ukraina reserve, et venelastel rinde keskosas oleks natukene lihtsam edasi liikuda. Ja lõuna poole, kui me läheme siis Zaporožje ja Hersoni poole, siis seal on teistpidi huvitav olukord, kus ukrainlased on võtnud initsiatiivi ja on väga edukalt rünnanud venelaste varustusteid. Nii maismaad pidi, mis tulevad siis pikka okupeeritud territooriumi, et varustada Krimmi, kui ka siis Krimmi sillad, mis tulevad siis Krasnodari kraist, et Krimm on tegelikult varustusteede poolest praktiliselt täiesti ära lõigatud. Krimmi juurde tahtsingi jõuda, et Krimmi ründavad ukrainlased tegelikult päris igapäevaselt. Mis see suurem eesmärk võiks olla, et kas eesmärk on lihtsalt teha kahjutuks kõik, mis võimaldab Krimmist Ukrainat rünnata või on ukrainlastel isegi ambitsioonikamad eesmärgid, näiteks tungida Krimmi sisse? No tungimiseni, ma arvan, võtab veel aega, aga tõepoolest kindlasti on eesmärk see, et lõigata ära ja häirida venelaste varustusteid, mis mõjutavad siis nii sõjategevust, aga ka tsiviilelanike Krimmis. Mis on huvitav, on see, et lisaks siis erinevate sõidukite ja muud abamisele on ukrainlased olnud üsnagi edukad laskma puruks Vene õhutõrjesüsteeme, mis peaks just nimelt nende samade droonide ja rakettide eest kaitsma. Ja ometi on juhtunud vastupidine asi.
ja praegu on nii, et nii maismaad pidi kui ka siis mereteed pidi Krimmi varustamine on väga tugevalt häiritud. Pihta on saanud ka elektrijaamad seal, nii et on pidevad elektrikatkestused, kütust, bensiini tsiviilisikutele peaaegu üldse enam ei anta. Nii et seal on päris keeruline. Ja teine kindlasti on ka see psühholoogiline efekt seal juures. Et Krimm oli ju esimene osa Ukrainast, mille Venemaa ära vallutas ja jõuda arusaamisele, et ukrainlastel on plaanid selle maa tagasivõtmiseks, kindlasti väga meeleolu ei tõsta Venemaal. No kütust ei ole Krimmis vist enam üldse, vähemalt eraisikutele saadaval. Ja eraisikutele, no mis on nagu kosta olnud jah, et bensiini sisuliselt enam eraisikud ei saa. Et diisliga võib arvata, et on natukene olukord ehk teissugune, aga eraisikutel seal vist ilmselt väga diisli jõul sõitvaid sõidukeid ei ole. Nii et bensiini ei saa, elektrit ei ole ja ilmselt on probleeme ka muude asjadega, mis Venemaalt sisse veetakse. No meil oli just uudis ka sellest, et ukrainlaste eriüksus ründas lennuvälja. Kas see võis olla mingisugune selline operatsioon, mis eeldas tegevusi ka koha peal või on see ikkagi mingisugune õhuoperatsioon? Ma arvan, et see oli kombineeritud operatsioon, et tõepoolest neid õhurünnakuid teevad nii siis väejuhatus, mis tegelebki selliste drooni- ja raketioperatsioonidega, aga ka eriüksused kasutavad neid õhuvahendeid ja sageli on need rünnakud kombineeritud nii, et kasutatakse kohapealset informatsiooni ja võib juhtuda ka nii, et on sinna sisse smuugeldatud mingid näiteks segajad, tehnilised vahendid, millega siis saab vastast häirida samal ajal, kui rünnak toimub. Nii et erioperatsioone kasutataksegi just selliste kombineeritud operatsioonide läbiviimiseks. No venelased ise on märkinud ja meie kanalid ka kirjutavad, et puhkajad lahkuvad seal kabuhirmus, mis tekitab küsimuse, kas tõesti Venemaal sõidab keegi veel Krimmi puhkama? Vot see on huvitav, sest et siin eile ma lugesin seda uudist, mis ütles, et Krimmi sillal on ummikud mõlemas suunas. Nii et see oli selline huvitav küsimus, et kes see siis nüüd veel niimoodi Krimmi kipub, aga ilmselt on Venemaal ka see, et palju siis seda nii-öelda vaba maailma meediat sinna tavalise inimeseni jõuab. Et ilmselt see propagandamasin pasundab tohutust edust ja selle tõttu võib nii olla, et inimesed ei teagi, mis neid ees ootab, ikkagi sõidavad. No kui me vaatame viimaseid rünnakuid, mis on Venemaa territooriumi vastu nagu kaugemal ette võetud, siis nagu ütlesime, see on kõik muutunud suhteliselt igapäevaseks. Ööl vastu tänas Krasnodari krais, et Ukraina praegu selliseid kauglööke suudab jätkuvalt pidevalt anda. Ja. No siin ju paar päeva tagasi rünnati ju Tjumenit, mis on ju kuskil Ukraina piirist 2000 kilomeetrit. Nii et ilmselt see arusaam, et Ukraina on võimeline ründama sisuliselt peaaegu, et kogu Venemaa territooriumit peaks olema ju nüüd kohale jõudnud. Ja kindlasti on jällegi, me tuleme selle psühholoogilise efekti juurde tagasi, sellepärast, et ei saa see erioperatsiooni olla inimeste jaoks niivõrd tohutu edulugu, kui Peterbur või Moskva on mattunud paksu tulest tingitud tuhapilve ja suitsupilve alla. Nii et ilmselt hakkab see seal hoolimata kogu sellest propagandast ka inimestele kohale jõudma, et see sõda ei pruugi üldse nii edukas olla. Uudised räägivad meile ka sellest, et see Moskvas rünnatud naftarafineerimistehas tõenäoliselt töökorda ei saa veel aasta lõpuks, mis tähendab Moskvale kütuste osas, ma ei tea, kas täna juba samasugust probleemi kui Krimmis, tõenäoliselt veel mitte, aga kus Moskvas ei saa sellest ka enam üle ega ümber. Et milline see pilt Venemaal üleüldiselt on autokütustega varustamise osas? No nii palju, kui ma lugenud olen, on esiteks bensiiniga juba väga-väga tõsine probleem ja tõepoolest sealhulgas ka pealinnas Moskvas, et seda jagatakse jao pärast ja sa ei saa tankida nii, nagu sa tahaksid ja sellises koguses, nagu sa tahaksid. Teiseks, meil oli siin hiljaaegu üleval kaart, mis näitas neid Venemaa oblasteid, kus on juba limiidid
kehtestatud kütuse müügile ja need laigud, mis olid valged, seal siis võis veel ilma limiidita kütust osta ja neid laike oli ainult 2-3 tükki terve Venemaa peale. Nii et see probleem on sisuliselt kogu Venemaa ulatuses. Väidetavalt pidi diislikütusega olema siiski natukene lihtsam kui bensiiniga, et selle nappus nii suur ei ole, aga see, et Venemaa on sunnitud näiteks 92 bensiini ostma sisse väljast, et sisemine tootmine ei suuda ära rahuldada oma tarbimist ja pluss ei suudeta seda ka ise välja vedada ja sõjatarbeks raha teenida. Et see on ikkagi suur hoop Venemaal. Kummalisel kombel on Venemaa õhurünnakud Ukraina vastu viimasel ajal olnud ikkagi mitte nii intensiivsed ja mitte nii tihedad ja mitte nii hullude tagajärgedega, nagu veel siin mõnda aega tagasi. Kas siit võib välja lugeda, et äkki ukrainlased on pihta saanud ka nendele kohtadele, kus pannakse kokku droone või valmistatakse rakette või millest see võib tingitud olla või nii positiivse uudise peale ikka veel loota ei saa? No kindlasti ei saa, et tootmine käib ja kuigi seda Voronežis asuvat elektroonikatehast, mis siis toodab teatud komponente, siin mõned päevad tagasi sai Ukraina ka sellele pihta, aga see kindlasti ei ole nii, et Venemaa kogu tootmisvõimsus, mis puudutab rakette ja droone, et see on nüüd lõplikult maas. Kui vaadata läbi aastate statistikat, siis paraku hoolimata kõikidest sanktsioonidest on aasta-aastalt liukpommide ja rakettide kasutamine siiski suurenenud. Ma arvan, et kui nüüd vaadata seda nagu kuist tsüklit, siis Venemaa ühes kuus on suutnud tavaliselt teha kuskil seal kuni 4 üsna suurt rünnakut, enam-vähem samasugusel arvul üle keskmise rünnakuid ja siis ülejäänud niimoodi natuke väiksemad. Et nüüd nad ei ole teinud siin kuskil nädala jagu selliseid tõsiselt võetavaid suuri rünnakuid. Aga pigem ma arvan, et neid rakette ja droone kogutakse, et teha siis mingisugune massiivne pauk millalgi ja tavaliselt Venemaa ju kipub nüüd tegema selliste märgiliste kuupäevade ees. Et üks, mis kohe meelde tuleb, on ju 7.8. juuli, kui Ankaras toimub NATO tippkohtumine, et võib-olla soovitakse enne seda saata läänele nii-öelda sõnum, et saame näha. Aga ei tasu olla nii optimistlik, et nüüd Venemaa enam ei suuda ei droone ega rakette piisavalt toota. Kahjuks toodab ikka. Sa ennist just ütlesid, et venelased on Ukraina on väga täpselt hakanud Krimmis pihta saama ka venelaste õhukaitsesüsteemidele. Aga kuidas mujal sellega on, et kas uudis selle kohta, et venelased viivad juba rindelt õhukaitset ära selleks, et Moskvat kaitsta, võiks tõele vastata? Ma usun küll, sest et neid tabamusi õhutõrjesüsteemidele on olnud ka varasemalt ja Ukraina on järjest täiustanud oma taktikat ja ka kindlasti tehnilisi vahendeid, et seda saavutada. Ja see nüüd, et Moskva kohal on paks toss, see käib ju Putinile kindlasti kõvasti renomee pihta ja see on ju klassika, eks ole, et kui on vaja pealinna jaoks midagi saada, siis võetakse rindelt ka, kui vaja on. Nii et see näitab ka seda, et nende seadmete tootmine ei ole enam, see tootmisvõimekus ei ole enam nii suur, et kogu siis seda tarbimist ära tagada ja nagu ma siin ennem rääkisin, ukrainlaste rakettide ja droonide kaugus on järjest jäänud pikemaks, ehk siis sul on neid järjest rohkem vaja, et ka juba kaugemaid objekte, tehaseid ja muid asju kaitsta. Nii et neil on tõsine nappus õhutõrjevahenditest. Kui palju läheb aega, kui seesugune olukord süveneb, et see sunnib venelasi mingil moel läbirääkimiste laua taha? Seda on väga raske öelda, et kui me vaatame nüüd siin kas või eilseid Lavrovi avaldusigi, siis seal nagu mingisuguseid märke, et Venemaale on midagi kohale jõudnud ja tarvis on siis tõsiselt läbirääkimistele mõelda. Neid märke paraku ei ole. Siin on ka pikalt spekuleeritud sellest, et kui palju Putinile üldse räägitakse tõtt, mis see olukord päriselt rindel on. Ka see on suur küsimärk. Aga ma usun, et selleks ikkagi peab juhtuma 2 asja. Esiteks, majanduslik olukord peab olema nii halb, et enam halvemaks väga minna ei saa ja teiseks
rindel peab olema Vene vägede seis selline, et nad ei suuda enam meetritki edasi liikuda. Et need on tõsised argumendid ja kui sinna juurde panna loodetavasti ka lääne tugev retoorika, siis ehk hakkab midagi juhtuma ja midagi kohale jõudma. Aga hetkel paraku kahjuks neid märke ei ole. Läheme korraks saate lõpus ka juttudega Lähis-Itta. No praegu tundub antud aja hetkel, et see vaherahu peab. Kas võib loota, et need läbirääkimised jõuavad millegi selliseni, et see rahu on ka ühel hetkel lõplik? No lootma peab, et hetkel, mis on nagu positiivne, et paistab, et Iisraeli ja Liibanoni vahel nüüd ma ei ole nüüd viimasel päeval näinud ühtegi uudist, et seal oleks see sõda jätkunud. Ja see oli ju see viimane komistuskivi, mis tõmbas pidurit sellele läbirääkimiste protsessidele. Teiseks, kui nüüd vaadata, kuidas asi liigub, siis see ajakava on ju selline, et on see esialgne 30 päeva, mille jooksul siis täpsustatakse kõik need detailid ja seal on ju osa asju, näiteks kui me räägime tuumaküsimusest, see on ju veel ikkagi kokku leppimata. Nii et see 30-päevane aken hetkel siis tiksub ja sealt edasi on veel 30 päeva, ehk siis kogu protsess 60 päeva. Täna on näha, et tanklates kütuse hind on langenud, kõik on väga optimistlikud ja hetkel tundub, et asi liigub. Ja eile oli ju minu teada ka uudis, et ÜRO on alustanud operatsiooni selleks, et laevu sealt siis Hormuzi väljast välja tuua ja see toimib. Nii et täna selles osas tasub olla optimistlik. Vaatame, kuidas edasi läheb. NATO tippkohtumiseni ongi jäänud napp 2 nädalat. Mis on see kõige kriitilisem asi, mida sealt oodata? Seal kindlasti on siis laua peal Ameerika käitumine alliansis. Ma arvan, et see on see põhiline uudis või tulem, mida kõik ootavad, kuidas USA jätkab panustamist allianssi, mis on need ootused ja soovid Euroopa suunal, mida Euroopa peab siis kuidas ja mida rohkem tegema. Ma usun, et väga oluline on ka see, mis toimub seal kaitsetööstuse kontekstis. See uudis kindlasti ka või teema, ütleme nii, on raudselt seal laua peal. Ja julgeoleku olukord üldisemalt, et kindlasti need diskussioonid ka seal laua taga käivad. Nii et USA, NATOs, Euroopa ja USA suhestumine, ma arvan, et need on need kõige olulisemad küsimused, mida kõik ootavad. Ja olles olnud ise ka mitme tippkohtumise ettevalmistamise juures, tavapäraselt on ikkagi nii, et püütakse võimalikult palju asju ette kokku leppida, et riigipead tulevad ja koputavad otsuse ära. See töötab enamasti, välja arvatud ühe inimesega, kelle nimi on Donald Trump. Nii et sealt võib tulla ka ootamatusi. No meil on veel üks asi, mis võib-olla natuke vajaks ka seletamist. Just nimelt täna algas Poolas siis Ukraina ülesehitamise konverents ja selle eel suutsid tülli minna omavahel Poola ja Ukraina, nii et viimaste andmete kohaselt Ukraina president sinna isegi ei läinud. Kui sügav see tüli on ja kas Ukraina saab endale sellist tüli lubada? No on ju saanud, eks, et tüli on majas, kuigi ei ole ju see tüli algatatud ukrainlaste poolt. Et see oli ikkagi Poola presidendi otsus, millele siis Ukraina täiesti arusaadavalt samamoodi teravalt ka reageeris. Aga konverents käib, tõsi küll, jah, Zelenski kohale ei läinud. Ma millegipärast arvan, et selles Poola presidendi otsuses oli ka paras anus Poola sisepoliitikat, sest et Poola peaminister teadupärast oli hoopis teistsugusel seisukohal. Nii et kahju, et selline inetu tüli, Ukraina poole reaktsioon oli arusaadav, aga ma väga loodan ja ma usun ka, et see nüüd selle konverentsi tulemit väga palju ei mõjuta, et ressursid ikkagi, mis Ukrainale on vajalikud, need jõuavad sinna, kuhu peab. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.